Oti kööginurk jätkab oma 3. saatega ja aeg on siis esimene selline lõunasöögiretsept ka siis sisse teha nii-öelda. Ja komponendi laua peal täna teeme siis täistera pastat, siis ütleme sellise kana täistera pasta. Ja ega see midagi keerulist ei olegi. Pasta läheb siit keema. Samal ajal teen kõrvale kastme, milles kasutan siis kanafileed, seal on erinevad juuruviljad, sidrunid natuke maitsestamiseks, kookoselis praeme, juurde kindlasti natukene mett, loorberi ja sidrunipipart, meresoola ja sellises võtmes see kanapasta tuleb. Nii et õige pea juba sellest, kui siin komponendid saavad hakitud ja mismoodi see edasi talitada, nii et kohe näeme. Vahepeal on juhtunud nii palju, et pasta hakkab kohe valmis saama. Panin lihtsalt meresoola, 10 minutit, mitte kauem ei peaks kindlasti laskma keedeta, liiga pudruks ära ei lähe. Siis me paneme lõpus panni peale ka nagu nii. Vahepeal on ära hakkinud küüslaugu, sibula ja porgandi ja ära puhastanud siis filee. Filee siis panen kõigepealt sibula ja selle küüslaugu ja porgandiga panen kõigepealt praadima natukese, lasen tal natukene haududa vähe pehmemaks. Ja kõige lõpus siis lisan kooritud tomatid ja maitsestan kõige lõpus. Nii et ei pea siis vaatama, mis siit sellest kastmest tuleb. Aeg on sealmaal, et nüüd teeme kastme pastale. Pasta on pandud juba siin vahepeal nõrguma ilusasti. Kõige keerulisem, ma ütlen, või kõige tüütum oli austus koorida neid tomateid, aga need me riivime kõige lõpus sisse. Maitsestame natukene sidruniga ja meepoisiga. Praegu on juba kookosõli on lastud siin juba, ütleme nii, et soojaks. Keeran natuke kuumust maha ka, ta ei pea põletama hakkama. Ja läheb siia peale siis kõigepealt liha. See ports tegelikult kokku üldse on mõeldud sisuliselt ikka 4 inimesele rahulikult. Siis ma saan ise ka mitu toidu korda. Nii, ja siia paneme juurde ka kohe need juurviljad. Nii, ja nüüd segan need ära, lasen tal tegelikult haududa neid natukese. Midagi väga keerulist siin jälle ei ole. Tahab lihtsalt haududa natukene pehmemaks, siis läheb nii sibul kui eelvise porgand lihtsalt läheb pehmemaks selgelt. Ütleme, et üks. Ma vaatan ajalisest kuskilist äkki 15 minutit ta lasen tal haududa. Nii. Panen varsti kaane peale ka, siis ta läheb nii kiirem. Nüüd ongi vahepeal on siis 12-13 minutit on see siin haudunud tegelikult kaane all. Panin natukese juurde loorberi-lehte, ma võtan need loorberi-lehed praegu välja, sest neid ei ole rohkem siia vaja, need olid rohkem maitse andmiseks siia. Nii, siin on valmis, sest vahepeal mida ma tegin oli see, et ma riivisin ära siis selle tomati. Tuleb selline tomati püree ja siin on siis maitsestamiseks sidrun ja mesi. Ja nüüd ongi lõpus seda tomatit ei ole vaja palju küpsetada, selle ja olgu öeldud, ma maitsestasin selle ära vahepeal, siin on sidruni pipar, meresoola panin, pipra segu ja siia selle nüüd maitsestasin ära juba, nii et see annab lõpus sellele pastale ka sinna maitse. Sinna panin õige pisut meresoola ainult praegu, aga siin on juba kõik muud maitse ka lisatud, nii et selle valan aga siia peale. Nii, segame selle kohe ära ka, paneme siit sidrunid ka. See annab mõnusama siukse natukene hapukama. Tomat on iseenesest hapu ikka. Aga nüüd selle maitse tasakaalustamiseks, kui muidugi siin peab natukese jõud olema, et seda pigistada, aga võib kasutada ka mingit muud mahla, aga ma kasutan kõike, nagu ütlengi, et ei mingit ketsupit ega midagi muud siin, et ikkagi teeme kastme tomatitest, päris tomatitest. Ja tegelikult läheb siia juurde nüüd just, et seda hapukat natuke tasakaalustada, panen siit ühe lusikatäie mett. Mesi on üldse sikke asi tegelikult, mida on väga hea suhkur asemel toidu tegemises kasutada. Ja ma pean tunnistama, et ma kasutan mett suhteliselt palju, kaasa arvatud omleti tegemisel. Ta annab nagu hästi mõnusa sellise kreemima maitse sinna, natuke tasakaalustab seda haput, annab magusamat sinna sisse. Nii, segan selle ära ühtlaseks ja lasen ta korra, siis lasen ta
nii-öelda keema veel selle kaane all lihtsalt ja siis läheb pasta siia peale. Seda vett siit nii-öelda keeb tegelikult välja, nii et ta jääb natukene kuivem ja pasta ise tõmbab teda sisse, nii et kokkuvõttes peaks tulema selline mõnus pastakaste. Nii, õige pea näeme seda. Nii, viimasena nüüd olen siis pannud selle kokku seganud selle kastme ja pasta pannud siia peale. Lasin tal ka natukese haududa, see pasta tõmbab omakorda nagu sisse siit mõnusalt seda kastet ka, nii et ta tuleb selline mõnus mahlane ja mitte kuiv pasta, nii et selline. Nii, ta on see nüüd. Ja muud ei olegi kui taldrikule ja mitte midagi keerulist. Ja ongi valmis. Natukene riivisin siia peale veel jääsalatit ja panin väikse maasika ka sinna otsa, nii et olegi muud kui selline maitsev tervislik lõunasöök on valmis. Ise tehtud, see on peamine. Head isu!